Tere imelist nädala lõppu sulle, väekas eestlane. Mina olen jälle siin järjekordse teadvuse avardamise minutite episoodiga ja sellel nädalal tuli minuni selline teema, nagu seda on distsipliin. Mis asi see distsipliin on ja kas või miks seda üldse vaja on? Ja vaatame just siis nii välist distsipliini kui ka sisemist. Et sihuke lihtsustatud võttes võiks öelda, et see on üks sihuke peen kontrolli meetod, aga oma sellises sügavamas olemuses on see tegelikult midagi palju enamat. Ja ma olen avastanud siis näiteks inimestega, kes on siis minu juurde tulnud oma murede või küsimustega, et tihtipeale just need, kes on andnud ära oma vastutuse või on siis oma otsustuse või valikud siis oma elu ees, et nad on nagu hakanud ainult ühiskonda teenima ja ainult kuulama juhendeid siis oma elu loomeks väljaspoolt, on tegelikult kaotanud sellise usalduse iseenda vastu ja oma sisemise hääle vastu. Ja distsipliin on üks hea töövahend, millega siis inimene uuesti tagasi ühendada siis enda selle sisemise juhatusega või taastada siis see usaldus iseenda ja oma sisemise juhatusega. Sest kui me kuulame liiga palju välist, eriti oma eluotsuste osas, siis tegelikult me kogu aeg kinnitame endale, et me tegelikult ise ei tea mitte midagi ja meie sisehääl ja sisemine mina ja see laps ja see kõrgem mina ja kõik need tegelased, kes tegelikult meiega kogu aeg koos on, meie sisetunne, nad ei tea tegelikult midagi. Et kõik teised kuskilt väljast teavad palju paremini, kuidas mina, sina või keegi teine siis peaks oma elu elama. Ja läbi sellise käitumise siis me tegelikult tekitame sellise sisemise haava endale, sellise ebausalduse haava, kus meie sõna ei maksa enam. Ja distsipliin on ülihea vahend, et siis endasse usku taastada ka uuesti. See on hästi põnev, kui me seda niimoodi vaatleme. Aga nagu ikka ma teadvuse avardamise minutites teen, ma käin alati ja otsin ka sellist ametlikku definitsiooni selle teema kohta, millest ma räägin, siis täna leidsin ma siis eesti keele ja õigekeelsussõnastikust sellise definitsiooni siis distsipliini kohta. Ja distsipliin on siis kindlaks määratud kord. Väga lihtne, eks ole. Me oleme kokku leppinud mingi korra ja siis me kõik järgime seda. Seal oli veel kollektiivi liikmete allumine siis sellele korrale, näiteks koolis, tööl, sõjaväes, organisatsioonides ja nii edasi. Tavaliselt on meil nagu seostub ka siis distsipliiniga, siin on täpselt need sõnad, et selline vali, karm, range ja raudne ja kõva distsipliin, et midagi sellist väga ebameeldivat, mida me vabatahtlikult nüüd siin küll ei hakka midagi järgima, eks ole, et ainult siis, kui keegi peale kuskilt surub. Et distsipliinis tegelikult on tehtud selline jube halva maitsega rohi, mida keegi võtta ei taha. Aga mis on vajalik, kui me oleme siis näiteks kaotanud igasuguse korra oma elus. Kõik on laiali, igat pidi, me tegelikult ei ole rahul oma eluga. Siis tegelikult distsipliin on see, mis saab meid aidata, et viia ellu ja rakendada ka neid muutusi, siis, mida me soovime näha, et elu muutuks selliseks, nagu me siis soovime. Ja seal tuleb siis mängu, seal oli ka selline väljend nagu teadlik distsipliin. Ja teadusharu oli ka distsipliini alla pandud ja õppeaine. Ja nagu õppeaine mina panin siia juurde, et vabatahtlik. Et see ongi nüüd see, et ma tooks siia sisse selle analoogia, et elu on nagu üks suur kool. Ja tegelikult ju ongi. Et me sünnime siia suurde kooli, õppima neid kõiksugu õppeaineid ja õppetükke, mida me hingis on valinud siin õppida. Ja siin ma jagan lihtsalt oma vaadet asjal, et sul on õigus minuga nõustada või mitte nõustada. Lihtsalt luba endal minna korrasse nendesse kohtadesse ja pärast vabalt minna tagasi oma mingisuguste tõekspidamiste juurde. Et aga just see, et see teadlik distsipliin, et kus me mina panin siia isegi võrdusmärgi pühendumisega, et distsipliin on justkui pühendumine millelegi, mingisuguse korra järgimisele siis. Kas siis avalik kord või ka siis meie selline sisemine kord.
ja selline, aga see eeldab muidugi sellist iseendaga head suhet ka, et meil on me näeme ennast kui autoriteeti oma elus, mitte siis kedagi teist, välist, kolmandat või nii edasi. Et distsipliin aitab selle autoriteediga uuesti paika seada, kui see on paigast ära läinud. Näiteks, kui me olemegi kogu aeg teiste jaoks elanud või uskunud, et nii ongi kõige õigem ja tublim ja heam ja mis iganes, siis tegelikult distsipliin aitab meil tulla siis tagasi selle enese autoritaarsuse juurde, et me oleme enda autoriteedid. Või õpime taaskord siis olema, õpime usaldama enda sisemist juhatust, enda vaadet oma elule ja siis pidama kinni nendest lubadustest, mis me anname iseendale, mitte ei sõita nendest siis kogu aeg üle, sest väga paljud meist seda teevad, ka mina olen seda teinud ükskõik millega siis, ma ei tea, mõtlesin, et hakkan tegema trenni, iga päev lähen jooksen ja siis käin 2 hommikut jooksmas ära ja 3 ei viitsi, ja jätan näiteks pooleli. Ja tegelikult sellega, mõtled küll, mis see nüüd ei ole, vaata, aga tegelikult ma sellel hetkel, kui ma endale antud lubaduse jätsin täitmata, ma reetsin ennast ja õpetasin siis sellega oma alateadvusele või oma süsteemile seda, et ma ei saa iseennast usaldada. Ja neid asju võib olla palju, näiteks ütlen, et ei, ma nüüd tänasest enam suhkrut ei söö. Läheb jälle päev 2 mööda ja ikka lähen kuskil salaja nosin, on ju. Et justkui, et natukene ma visin ikka, aga jälle kinnitan seda, et ma reetsin ennast. Ja mida rohkem me selliseid asju teeme, seda kindlamalt kaob ära ka see eneseusaldus siis enda vastu, oma mingi reeglite vastu. Ja isegi kui ma siis sean endale mingisugused eesmärgid ja reeglid, siis kuna ma olen nii palju neid üle lasknud, siis tegelikult on väga kerge kukkuda maha selle raja pealt. Aga kui meil on siis mingisugune siht või eesmärk, me tahame midagi, me unistame millestki, fantaseerime millestki, mida me sooviksime oma ellu või on meil mingisugune väljakutse elus, me ei tunne ennast hästi selles, kus me oleme, midagi nagu kraabib, me nagu näeme ka, et mingisugused harjumused võib-olla ei toeta ja hoopis teevad meile kahju, saboteerivad siis meie pingutusi, siis see ongi see koht, kus tegelikult saaks rakendada siis distsipliini. Et kui mingisugused käitumismustrid, mõtlemismustrid on nii sees, siis distsipliin on see, mis aitab siis tegelikult meil uuesti luua see taas ühendus siis oma sisemise juhatusega ja leida üles täpselt see asi siis, mis tekitab seda ebakõla meie elus. Võib-olla ongi see enese mitte usaldamine, sest me oleme kogu aeg ainult teistele elanud ja siis tegelikult kaobki see usaldus enda vastu ära. Ja keeruline ongi mingit distsipliini siis rakendada. Ja distsipliin oma olemuses nõuabki siis pühendumist, eks ole. Et me oleme oma eludes, ma usun, et te kõik olete ühel või teisel viisil siis distsipliiniga kokku puutunud, võib-olla pigem siis avalikus ruumis, näiteks koolis või töö juures, kus on siis mingisugused kindlad pausid, mingisugused kindlad tunniajad, mingisugused kindlad reeglid siis, mis on kokku lepitud ja siis me järgime neid, sest me nõustusime sinna kooli minema või siis meid viidi sinna ja siis meie asi on järgida neid. Et selline kord ja tänu sellele korrale tegelikult ju ka kõik toimib seal, eks ole. Ja üks äge artikkel, mis ma lugesin, see on niisugune väike kõrvalviide siia, oli see, et seal, kus ei ole täielikku teadlikku intelligentsust, seal on distsipliin väga vajalik. Et kui inimene ise ei suuda suuremat pilti näha, ta näeb ainult asju oma mätta otsast, siis tal ei olegi võimalik käituda sellisel viisil, mis oleks nii teda kui kõiki teisi toetav. Et me kõik liiguksime siis ühe eesmärgi või sihi suunas. Et selle jaoks ongi vaja kindlaks määratud korda. Aga inimene, kes on intelligentne, ta on jõudnud mingisuguse tasemeni, ma nüüd ei taha öelda, et inimene ju areneb, eks ole, selles mõttes, et meil on nagu intelligentsuse erinevad astmed ka, et kui me oleme nooremad, siis see alles ju areneb, meie suure pildi või nägemise võime areneb ja mida vanemaks me saame, tahaks loota, see võime paraneb ja areneb. Aga nagu ma ütlesin, tahaks loota, sest olen näinud ka juhtumeid, kus ei arene, et jääb nagu mingisugusesse arengu kohta kinni
ja ma ei olegi kindel, võib-olla on ka distsipliinil selles osa mängida, et kui inimesel pole ikkagi olnud mingisugust distsipliini, just sellist teadlikku enesedistsipliini, enesearendamise distsipliini, siis tegelikult ta jääb mingisse kohta kinni, kus ta enam edasi ei lähe. Jääb sinna mugavustsooni siis. Ja kindlasti on see, mis takistab distsipliini rakendamist meie eludes, see, et me kõik proovime hirmus mugavalt olla kogu aeg. Mitte, et mugavus on midagi valet oleks. Otse loomulikult tasub elu nautida ja kõike seda, aga kui mugavustsoon on väga väike, siis elu, see, kuidas me kogeme elu, nii ilu kui valu, kogu seda spektrit, see on ka väga väike, et see jääb nagu selleks hästi piiratud kogemuseks siis, et me oleme nagu mingis väikse kasti sees, see mugavustsoon on nagu mugav, aga tegelikult kõik sinus, kogu sinu olemus tahab tegelikult areneda. Inimesse on sisse kodeeritud areng ja evolutsioon ja kui me hakkame sellele vastu võitlema, nagu no mul on ju mugav, siis midagi hakkab meie sees kraapima. Nii varem või hiljem, et sinna ei ole midagi teha, see käib lihtsalt inimeseks olemisega kaasa. Et evolutsioon on elu osa ja meie sisemine tark olemus seda ka väga hästi teab, lihtsalt meie see välimine või see ego tasand nagu hästi ei taha, et mul on nii hea mugav, et miks ma peaks muutuma, eks ole. Et siis see mugavustsoon tihtipeale mängib siis sellele distsipliini rakendamisele vastu. Et selle jaoks, et distsipliini edukalt siis oma elus läbi viia või rakendada siis positiivsete muutuste toetamiseks, on vaja õppida mõistma seda, et mida laiemaks oma mugavustsooni teed, seda parem. Aga seda saad sa teha ainult siis, kui sa julged sealt mugavustsoonist välja astuda. Ja iga kord, kui sa sellest mugavustsoonist välja astud, see mugavustsoon tegelikult laieneb. Ja laieneb ja laieneb ja laieneb, kuni lõpuks tegelikult on see täielikult piirideta. Et sa mõistad, et mugavustsoon tähendabki selline väestav ja toetav, arengut toetav mugavustsoon ongi selline, mis kogu aeg laieneb, et ta ei jää selliseks kindlaks fikseerituks, eks ole. Ja see ongi siis seotud selliste ebamugavate tunnete kogemusega, eriti alguses. See on selline õppeprotsess, et kui me koolis ka ju, ükskõik mida uut me õpime, esimene osa sellest õppeprotsessist on väga ebameeldiv, sest me ei saa hakkama ja siis meil läheb kats sassi ja siis tegelikult see on päris frustreeriv ja miks ma ei saa ja siis ongi tahaks nagu alla anda ja ei tahaks rohkem nagu proovida, mis mõte üldse on. Ja kui selles frustratsioonis või selles õppeprotsessis leppida sellega, et me kogeme selle käigus väga palju ebameeldivaid tundeid ja nüüd on siis teine osa sellest protsessist on see, et kuidas tulla toime nende tunnetega ja kuidas maandada neid tundeid siis sellel ajal, kui me oleme midagi uut oma ellu siis rakendamas või mingisugust uut siis sellist korda loomas, sellist korda, mis me tunneme, et toetaks meie unistusi, meie sihte, meie eesmärke elus. Et see on üks hästi oluline asi, mida siis meeles pidada, eks ole, et aga muidugi distsipliin on ka seotud täpselt nagu siis nüüd eelmise lausega seostub, on saavutustega. Me tahame midagi siin elus saavutada, midagi siin elus ära teha ja selle jaoks, et seda siis teha, selle jaoks aitab meid distsipliin. Muidugi, kui ei ole elus mingisuguseid sihte ja saavutusi ja unistusi, ma tegelikult julgen tänaseks päevaks väita, et kõigil on mingisugused unistused, soovid, sihid ja tahtmised. Aga paljud on need lihtsalt ära unustanud, et nad või alla surunud erinevatel põhjustel, et kas siis on iseendaga, tavaliselt ongi see iseendaga kontakt on kadunud, me teostame kellegi teise elu, kellegi teise eesmärke, toetame unistusi, aitame täita ja siis meil ongi kadunud see kontakt oma soovide, unistuste ja sihtidega. Et siis on nagu see jälle, et tulla tagasi iseenda juurde. Et tuletada siis meelde. Elu lõpuks raputab niimoodi, et sul ei ole väga valikut, sa üks hetk varem või hiljem toob ta elu su sellesse kohta tagasi, kus sul on vaja vaadata otsa nüüd sellele tühjusele enda sees, sest kui me elame ainult kellegi teise sihtide ja eesmärkide ja
unistuste nimel, siis meie jääme sellest tühjaks tegelikult. Et ükskõik kui palju me aitame siis justkui, eks ole. Aga igal ühel on oma selline hingekingitus, mis tahab saada väljendust. Ja siis läbi siis tegevuse, läbi mingisuguse väljenduse. Või mingi toote või mis iganes see siis on, et see kunst, muusika, igaühe sees on midagi, mis tahab saada siis väljendust. Ja varem või hiljem sind lükatakse tagasi sellesse kohta, kui sa ei ole seda teadlikult siis vaadelnud, selleni ise veel jõudnud, siis tegelikult elu muudkui ka tekitab sulle olukordi, kui rühid teiste eesmärkide suunas, välise suunamise suunas, siis tegelikult tekib hästi palju takistusi elus. Ja mida rohkem sa jõuad lähemale siis oma eesmärkidele, oma kingituste väljendamisele, oma unistuste täitmisele, seda rohkem elu hakkab toetama, ka tekivad sellised kokkusattumused või satud õigel ajal õigesse kohta, õigete inimestega kokku. Et siis see elu näitab sulle ka, et jaa, õige tee, mine edasi, näe, vaata, vaat kui hästi. Et see võib sulle tunduda võõras, aga elu tegelikult ei ole mõeldud olema raske, nagu ülemäära raske. Muidugi väljakutsed on siin selle jaoks, et meid arendada, samamoodi nagu kooliski, eks ole. Et me õpime uusi asju, siis nad alguses ongi natukene keerulised, aga nad ei ole mõeldud olema jätkuvalt kogu aeg rasked. Et see on lihtsalt meile selline maha müüdud kontseptsioon, mida me siin nii truilt usume, eks ole, et elu peab jube raske olema kogu aeg. Et jälle valik, eks ole, sa tahad, et on raske või sa valid, et mulle sobib siuke kerge, väekas, juhitud elu palju paremini. Ja mul on õigus seda valida ja ma valin ja ma elangi niimoodi. Et kõik on valik siin elus. Iga üks meist valib, millist mängu ta siin mängib. Ja distsipliin on üks hea vahend siis luua seda oma mängu korda. Millist mängu sa mängida tahad, milline kord selles mängus on siis sinu jaoks. Ja mis siis on näiteks, kui meil ei ole üldse distsipliini ja võib-olla pole seda intelligentsust ka või teadlikkust siis, eks ole. Et siis tihtipeale inimene nagu tuulelipp on ja. Et sealt poolt, kus tuul puhub, sinna poole jookseb. Ja siis esiteks tõmbab see sul täiesti tühjaks, sellepärast, et juuri pole. Eks ole, sul ei ole ühendust enda esivanematega, enda tõega, enda hingekutsumuse ja unistustega ja siis muudkui jooksed sinna, jooksed tänna ja siis lõpuks põled läbi ja siis arvad, mis toimub ja miks ma siin üldse olen ja mõni jõuab nii kaugele, et otsustab lahkuda vabatahtlikult siit elust, eks ole. Et sellepärast tihtipeale meil on ka selliseid juhtumeid palju, sest inimesed on nagu tuulelipud, lasevad välisel tuulel puhuda ennast ükskõik kuhu siis see tuul puhub, eks ole. Ja seal siis see distsipliin aitab jälle tulla nagu tagasi enda kindlusesse ka või ta loob tegelikult turvatunnet meis endas. Kui ma jõuan jälle sellesse kohta, et kui ma annan endale mingi lubaduse, ma pean kinni mingisugusest enda loodud korrast, mis on siis kooskõlas ideaalis siis looduse loomuliku rütmidega ja austusega siis nii enda kui kõige elava vastu, pidades meeles seda ühte reeglit, mis on see, et ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtakse. Siis tegelikult inimene on kindel. Ja kindel tähendab siis seda, et ta ükskõik, mis seal väljaspool toimub või kes mida ütleb või kus poolt see tuul puhub, sina oled ikka kindel selles oma teel, sellel teel, mis sa lood. Isegi kui sa päris lõpuni ei näe, mis see on, mida sa lood, sest ega see teekond ei olegi see eesmärk või see lõpppeatus ei ole see, kuhu me kõik hästi ruttu peaks jõudma. Et kui see oleks nii, siis ma arvan, et praegu mul natukene tundubki ühiskonnas, et inimestele, et eesmärk on see lõpppeatus, et kui meil ükskord aeg on siis surra ja ära minna, et siis on see ultimate eesmärk, kes kõik jooksevad sinnapoole elu eest, tõmbavad nii hullult igatpidi kõike, mis kätte saab ja põletavad hästi ruttu elu, et siis saaks ükskord ühele poole selle asjaga. Et ja tegelikult minu elukogemus näitab, et see teekond on see, mida on vaja õppida nautima. Ja just siis igat hetke sellest ka siis seda ebameeldivat, meeldivat
ja kõike siis seda. Ja kui distsipliini üldse oma elus ei rakenda, nagu enesedistsipliini, siis tegelikult ongi see ka turvatunde puudumine, et me ajame kuskilt väljaspoolt kogu aeg proovime seda turvatunnet kuskilt kokku ajada, on ju, aga siis läbi raha, läbi asjade, läbi mingite kogemuste, et see justkui annab meile siis turvatunnet või mingit rahuldust. Aga see on väga-väga lühiajaline, kui me ajame väljaspoolt ennast neid asju taga. See lihtsalt ei tööta niimoodi. Ja lõpeb sellise turvatunde kriisiga tegelikult meis. Sest me ei saa kunagi seda tassi täis, sest et selle tassi täitmine ei käi kuskilt väljaspoolt, see hakkab meie seest pihta. Ja juba natuke mainisin ka, et selline, kui meil ei ole üldse distsipliini elus, siis tegelikult me otsime seda stiimulit kogu aeg. Esiteks me paneme üle mingite asjadega, sellepärast et me rühime kellegi teise eesmärkide nimel, meil endal ei ole seda distsipliini, sest meie sisemine loomus teab, et ikkagi mingisugust distsipliini meil elus on vaja, et tagada see turvatunne. Ja siis me otsime seda väljaspoolt, eks ole. Ja otsime väljaspoolt, tegelikult saame sisimas sügaval aru, et nii see ei käi, oleme ikkagi tühjad, aga me ei saa aru, mis toimub ja siis me ikkagi lähme otsime mingisuguseid asju, millega siis tuimestada seda sisemist tühjust või seda sisemist konflikti tegelikult, mis meis on, mis kogu aeg kutsub meid tegelikult tagasi enda sisse. Vaata, mis siin on, mis tekitab seda tunnet tegelikult. Et siis me oleme ka vastuvõtlikumad rohkem sellele tuimestamisele, kui me seda ei tee, kui me ei vaata enda sisse ja ikkagi rapsime siis väljaspoolt ennast. Ja kui distsipliini pole oma elus, me ei hoia mingisugust joont või mingisugust korda, siis mida me järgime, siis tegelikult ka tihtipeale ma näen, et inimesed kaotavad ära usaldusliku suhte iseendaga. Et usaldatakse siis välist ja kõik see, mida mina ütlen, see ei olegi oluline, sest keegi teine alati kuskilt teab palju paremini, kuidas mina oma elu peaks elama. Et seda on meile siis nii palju nagu sisse söödetud väiksest peale, on ju. Ja siis me seda putru mälume ja ometigi sees ütleb miski kogu aeg, et tegelikult see ikka päris nii ei ole, et ainukene, kes sinu elu kohta ja selle kohta, kuidas seda on vaja elada ja milliseid valikuid teha, milliseid inimesi oma elus hoida, mida süüa, kõik kuni söömiseni, kuni mille iganeseni välja. Ainult sina tead seda enda elu kohta, mitte keegi teine ei tea seda. Et tegelikult oleme me vabatahtlikult selle väe sellisel viisil ära andnud, kui me usaldame kedagi väljaspoolt ennast juhtima oma elu. Ja nüüd on siis läbi distsipliini saad sa selle väe tagasi võtta endale. Võtad selle väe siis tagasi väliselt ja teed oma elus oma otsused ise, mis tegelikult, kui sa saad selle sisemaailmaga sõbraks, siis tegelikult läbi selle sa lood ka kõike seda, mis on väljaspoolt sind. Et inimesed sinu ümber muutuvad, nende kvaliteet muutub väga suurel määral, märgataval määral. See, mida sa oma ellu lubad, mida sa vastu võtad, kuhu sa investeerid oma aega, see väga muutub ja muutub siis selles mõttes, et kvaliteet läheb kõrgemaks. Otse loomulikult see võiks ju kohe olla siis see siht, et lihtsalt see on see minu kogemus, kuna minu siht on olnud tõsta kvaliteeti oma elus, eks ole, küsimus ei ole, kui palju mul midagi on, või küsimus on see, kui hea kvaliteediga see on. Et ma ei tea, et kas on oluline, et mul oleks nagu 1 miljon mandariini või pigem olgu mul need 1 miljon mandariini, mis on, ma ei tea, 3 kuud vedelunud kuskil mürgi sees või on mulle parem variant see, et ma saan näiteks 10 mandariini, mis on olnud värske õhu, päikese ja rikkalike toitainetega varustatava puu küljes siis näiteks. Ideaalses keskkonnas siis ka, mis on toetatud ja edasi. Et kas mul on, kumb mulle nagu olulisem on, eks ole, kas kogus või siis kvaliteet. Ja kui siis üks asi, mis ma tahtsin mainida, distsipliin on läbi ajaloo saanud sellise negatiivse alatooni, mida ma siin alguses ka mainisin. Ja see ongi nagu selles mõttes, et vanasti on distsipliini kasutatud nagu alandusmeetmena. Need inimesed, kes seda rakendasid, nad ei saanud ise ka hästi aru, mis mulle tundub. Koolis oli seda eriti palju, eks ole, ma tean, joon lauaga vastu näppe, mul vedas, mina ei olnud selle põlvkonna laps, aga ma tean, et paljud said ja see, mida kõike seal veel tehti,
et ta ongi nagu tagurpidi pööratud, et inimesed ei julgegi nüüd vaadata enam sinna distsipliini poole, sellepärast et see tihtipeale on mingi suur koletis, mingi halb lapsepõlve haav või mälestus ja ma ei tegele sellega, eks ole. Et siis täna see video, ma loodan, et inspireerib sind vaatama distsipliini palju laiemalt ja pigem sellise toetava meetmena, kui me ise teadlikult seda siis kasutame, see teadlik distsipliin. Ja see on selline elukestev meeldetuletus tegelikult meile ka, et hoida fookust sellel, mis päriselt on oluline ja mis on meie põhiväärtused. Me kogu aeg hoiaks nagu pulssi käes, mida mina praegu siin väärtustan. Ja distsipliin aitab siis hoida meid sellel teel ja hoida seda hästi teravat fookust. Et selline väekas töövahend siis, mida kasutada. Ja muidugi distsipliin on väga-väga oluline töövahend, kui me soovime siis luua mingisugust muutust oma elus või lõpetada ära mingisugused harjumused, mida me oleme pikalt teinud, aga tegelikult me tunneme, et ei ole meile head, eks ole. See on nagu poole tee peale minek, kui me tahame päriselt välja juurida mingisugused näiteks halvad harjumused või harjumused, mis ei toeta meie tervist näiteks. Et oluline selles kohas on minna natukene edasi, distsipliin on algus, eks ole, aga oluline on minna siis natukene edasi, jõuda nende juurpõhjusteni. Et miks mingisugune käitumismuster või mõtlemismuster on üldse minu sees käivitunud või aktiveerunud, et minna nagu natukene edasi. Distsipliin aitab poole tee peale ja kõrgem teadlikkus aitab siis minna veel edasi ja päriselt jõuda juurpõhjusteni ja lahustada siis nende käitumismustrite juurpõhjused, sest alles siis me oleme täielikult vabad sellest mustrist, eks ole. Et me ei jätka seda esivanemate poolt siis lapsendatud mustrit, mis tegelikult võib-olla tollel ajal teenis, aga täna näiteks enam ei teeni. Et mina valin nii, mina loon sellise korra, kus ma tahan ennast austada ja väärtustada ja võtan siis vastavad otsused, annan vabaks selle vana mustri ja teadlikult siis läbi distsipliini istutan või integreerin oma teadvusesse, alateadvusesse uue käitumismustri, mis siis toetab, väestab, toidab ja julgustab mind veelgi väekamalt ja julgemalt oma elu elama täpselt selle sisetunde ja juhatuse järgi, mis minu sees on. Ma loodan, et see video inspireeris sind täna ka rohkem iseenda sisse vaatama ja mõistma, et distsipliin võib olla väga hea töövahend, mis teeb õpilasest meistri, harjutajast õpetaja ja see on elukestev. Et ei ole kunagi nii, et sa jõuad, teed ühe asja ära ja oledki, nüüd rohkem ei ole vaja midagi teha. Ei, elu ongi selline vägev kool, kogu aeg on vaja midagi õppida ja distsipliin on üks hea töövahend, kuidas siis õppimist lihtsamaks teha ja kasutada ära seda aega, mis meil siin inimesel on, võimalikult hästi. Nii et imelist nädala lõppu sulle. Naudi seda väekat kevade algust, mis peagi meile ukse peale juba koputab, tegelikult juba koputab läbi päiksepaiste. Naudi viimaseid lumelörtsakaid ja astu julgelt kevadele vastu, võttes täielikult oma vägi tagasi oma elu ees. Nii et kuni järgmise korrani, väekas eestlane, ole hoitud.